Nüüd on meil veel üks jutuajamine teile täna välja pakkuda. Nimelt Konstantin Pätsi nimi on jälle kõigil huulilt, kas tuleb siia Tallinnasse tema kuju või mitte. Reaktsioonid või siis vastukajad on võrdlemisi erinevad, nagu meil tavaliselt ikka kombeks on. Aga me oleme ära unustanud ühe mehe, kes selle protsessi kunagi algatas, kes ütleme siis selle taga on, et Konstantin Päts, ükskõik kuidas me temasse suhtume, ikka kodumulda tagasi jõudis. Te olete selle Konstantin Pätsi kõigepealt haua leidmise ja hilisema Konstantin Pätsi koju jõudmise saaga algusest peale kaasa teinud. Te olete selle ettevõtmise hing ja innustaja olnud. Kuidas on teisse siiamaani suhtutud Venemaal ja kuidas sellesse ettevõtmisse siin? Ma ei tahaks tegelikult öelda ühtegi halba sõna nii Venemaa poole peale kui ka Eesti poolele, sest otseselt ei ole keegi seda hukka mõistnud niivõrd teravalt, et ta oleks mõjutanud minu tegevust, meie ettevõtmisi, aga loomulikult kriitilisi nooli on tulnud Venemaa poolt, mul ei tule meelde. Aga siin oma kodu, oma rahvas, omad arvamused, ühele Päts, teisele midagi, keegi teine, eks ole, see on tinginud niisuguseid ka eriarvamusi. Aga see pole seganud. Buraševus, kus koha peal Päts oli maetud, nimetatakse teid suisa oma inimeseks. Selle kooli seina peal on suisa ju ka mälestustahvel meie presidendile. Koolis seina peal ei ole mitte mälestuse tahvel, vaid koolis on muuseum. No suisa muuseum. Muuseumiga alustasime üsna peale seda, kui ma esimest korda käisin Buraševos ja leidsime selle matmise paiga. Ja peale seda kooli õppela juhatajaga panime esimesed materjalid hoiule, õppela juhataja Valentina Salavjova kabinetti riiulisse. Ja nii tema arenes. Siis hakkasime juurde korjama, kui lõpuks kool otsustas, et on vaja eraldada kooli muuseumis stend, vitriin ja vormistada juba ta siis ühe osana sellest kooli muuseumist. See on suuresti olnud, teie jonn tuleb välja siit poolt vaadata. No miks te seda teete? Ma ei oska selle vastata. Sellele puudub loogiline seletus. Muidugi, see esimene tõuge, ma seda mäletan, väga hästi on see mul meeles, kui laulva revolutsiooni aeg lauluväljakul, kui palju meid seal oli, öeldakse 300 000, hea küll, mina lugenud ei ole, aga meid oli palju. Ja kui Trivimi Velliste ütleb, et oma kuulsa laused, need kommunistid, kuhu te panite meie riigi juhid, me tahame nende autodel lilli viia, eks ole. Ja niisugune meeleolu oli ühiskonnas. Ühe korra ma nägin oma vanad tutta sõprad kunagist teenistuskaasast Valdurit, räägin, et niisugune asi selles. Jumal teab, kas kui lähme? Ja nii areneski. Ma olin selleks ajaks Simuna kolhoosi varustaja. Ma olin partei töötaja, elukutseline, ma olin tehnikumi direktor ja selle akliha masinas, mässarupka venega öeldakse, eks ole. Ma leidsin ennast Simuna kolhoosi varustajaks, sest mind ei võetud tööle ei Tallinnasse, ei seda, sest Karl Vaino pleenumi, ideoloogia pleenumi kõnes ütles minu kohta kriitilised sõnad, et mina olen perestroika pidur, Tormas perestroiki. Aha. Ja sealt läkski. Vaat niimoodi lendin. Kui üks Rakvere Triigi kolhoosi esimees võttis mind varustajaks ja pärast ma läksin Simunasse. Jumal täna, see oli minu lapsepõlve see koht.
ma olin seal varjul ja 88. aastal olid need sündmused, eks ole, ja siis ma sõitsin Burazevasse. Ma olin siin, elasin siin, varustasin kolhoose ja mis ma tegin selle, siin oli kartulimaa oli siis veel siin arengus seal 3 kilti või 2 kilti sinna pooleks see ja mis mul oli see porgandi värki asja, käisin turul, suurel turul müümas ja raha korjasin ja tegin bensu ja värki ja läksin. No nii, see on tänaseks, mis nüüd ajab? aga see on tänase päevaks tehtud ilma suurema kisa ja kärata. Tegelikult üks tohutus, noh, ma tahtsin nüüd hakata mingisugust kuujuttu juba rääkima, väga suur samm, aga tegelikult selle sammu tähtsust on raske üle hinnata ja oma ühiskonnas või omas ühiskonnas kõikvõimalike ametinimeeste poolt olete teie ju täiesti ära unustatud. Ma nüüd ei taha öelda, et kind peaksid käima iga päev mingisugused delegatsioonid, aga kuskil ära märkida või midagi, ei. Mul on suur õnn ja rõõm, et Tallinna Televisioon on mind avastanud ja tulnud ükskord ometigi. No Konstantin Päts oli õigeusklik, teie tegevust on ära märkinud isegi Moskva patriarhaat. No see on seoses nüüd muidugi. Ma olen siin püüdnud kaasa rääkida ka mingisugustes protsessides ja üks nendest on, mis puudutab presidendi ametitunnust, ametiraha, selle saatust. See on relvapalatis, Kremli relvapalatis. Nii. Ja ma kirjutasin, ma saatsin selle albumi Putinile, Medinskile, Medinski on Vene Föderatsiooni haridusminister. Ja Lavrovile ja tema pühaduse Kirillile 4 tükki A16 euri peapostkontorist. Mine tea, äkki saate selle ka kätte sealt veel? Vastused on olemas. Siin oli vastus olemas, näed. Seal on vastus olemas. On tunnistatud Vene riigi omandiks ja tagastamisele ei kuulu. See on nüüd nende ametkondade, aga tema pühadus Kirill, patriarh, tema ametkonnad on see samane vastus, tänab mind president Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamise eest, tänab. Nii et sealt on ka olemas tunnustus ja tänukiri tema kõrguselt. Nii et seda raha tõenäoliselt kätte siiski ei saa. Tundub küll, sest ta ütleb selge sõnaga siin. Aga te olete teinud vähemalt sellise pingutuse Eesti riiki ja teinud sedagi. Või on? No mina tegin tema rahvadiplomaatia nimelt. Rahvadiplomaatia, sellepärast, et minu tase on Kurtna siin samas. Lihti inimesed, kes on kaasas käinud, koos me oleme teinud, need on kõik lihtsad inimesed. No lihtsa inimese tase, teie tase võimaldas ära tuua Konstantin Pätsi, leida see haud üles ja selle ka siia tuua. Ametlik kõrgtase sellega hakkama ei saanud. Siia toomine, ümbermatmine muidugi, see on muinsuskaitse. Ei seda küll. Selle teene nad 2 suve kaevasid ja 46. auast siis leiti. Aga no, minu teine on selles, et ma läksin esimest korda ja siis, kui mulle pannakse pahaks, siin on kirjalikult pühade vahe, Alas ja Haamri vahel kirjutavad siin mehed päris korraliku ametiposti otsas. Ei Laati Timuski käik sinna ei andnud polnud mingisugust tolku sellest. Kirjas on siin.